Tere tulemast Ettevõtlik Mina podcasti. Meie tänaseks külaliseks on maaväline olend Rohan, keda kanaldab Liinus Kordes ja tõlgib Mari-Liis Männik. Rohan on maavälise rassi esindaja ja see on täiesti vapustav, kui Liinus läheb meditatsiooni ja järsku on täiesti teine isik tekkinud tema kehasse, kes hakkab meile sõnumeid tooma. Seda näete juba peagi podcastis. Ja meie podcasti toetab Ettevõtlik Mina mentorgrupp, mille kohta saate lugeda alt lingilt. Ettevõtlik Mina mentorgrupp aitab sul kui väiksel või keskmisel ettevõtjal tuua oma hääle nähtavale, õppida, kõnelema ja väljendama oma tõelist missiooni ja samas ka struktureerima oma ettevõtet sellisel moel, et sinu ettevõttes oleks üks võtmeisik, kelle poole tullakse ja küsitakse nõu olulistes olukordades. Tere tulemast meie podcasti. Meil on täna 2 külalist, et Liinus Kordes ja Mari-Liis Männik. Et Liinus on maavälise tsivilisatsiooni kanaldaja ja Mari-Liis tõlgib teda. Aga esmalt sooviksin küsida Mari-Liisilt, et palun räägi, kes sa oled, kui sa oled siin meil tõlk, aga tegelikult sa teed palju toredamaid asju ka. Jaa, et ma teen väga palju erinevaid asju, aga ma räägin selles kontekstis, mis me täna siin oleme. Et mind kutsutakse maaväliste maaletoojaks. Et olen aasta jagu töötanud koos Liinusega, kes on Rootsi kanaldaja ja tõlkinud tema sessioone, nii grupisessioone kui erasessioone. Ja lisaks on meil ka Facebooki grupp, mida mina haldan ja korraldan siis Liinuse üritusi ka. Et on hästi auväärne olnud selles kõrgsageduslikus energiavoos olla ligi aasta jagu. Et see on kõva enesearengu protsess ka minu jaoks olnud. Ja räägi korra sellest C5-st, maavälise kontakti. Jaa, meil on selline üleüldine liikumine nagu Interstellar Alliance, tähtede vaheline liit. Ja esimese kontakti nõukogu on sinna alla moodustatud ja mina olen siis seal sotsiaalinsener, ehk siis tegelen info jagamisega, mis tuleb maavälistelt, selle tõlkimise vahendamisega, inimestele arusaadavamaks tegemisega. Ja seal on mul ka ID-kaart, näitan siia, võib-olla sina aitad vähemale näidata. Ja meil on siin väga toredad ID-kaardid. Et üks on siis tähtede vahelise liidu ID-kaart ja teine on juba konkreetsem, mis on selle nõukogu oma, kus on peale kirjutatud siis social engineer, et see on see roll, mida ma kannan siis inimeste, kui öelda, uude maailma üleviimisel. Ja C5 sa küsisid ka, et C5 on siis selline maa inimeste poolt algatatud kohtumine maaväliste eluvormidega ja üle maailma toimuvad väga palju C5 algatusi. Dr. Steven Greer on tuntud sellel alal, kes on juba palju aastaid tegelenud nende protokollide loomise ja inimeste kokkutoomisega, et siis koos mediteerida ja vaadata, et kas maavälised vastavad meie kutsetele või mitte ja need tema sündmused on väga edukad olnud ja nüüd me oleme ka Eestis alustanud C5 sündmuste läbiviimisega ja need on tõepoolest toonud inimestele väga huvitavaid kogemusi. Nii et jätkuvad kindlasti ja ajas aina rohkem, sest me oleme lähenemas uuele avatud kontaktile. Väga põnev. Et meil on seal kodu lähedale Hatu mõisa juures mälestusmärk. 97 aastal toimus seal maaväliste laeva nii-öelda nägemine ja kontakt, et pärast me toome läbi ka Rohani, kes on Liinuse poolt kanaldatav olend või tsivilisatsioon, eks ju, et kohe uurimegi. Ja ongi kohe mul küsimus, et kui meil on need maavälised ja siin mul vastas 2 inimest, et mis värk on, et kus see maaväline olend on, kuidas see asi toimib? Jaa, ma räägin siis lühidalt, et
Liinus on kanaldaja. Kanaldamine on Eestis juba väga arusaadavaks terminiks muutunud tegevus, et pisut muutunud teadvuse seisundis kanaldatakse kas siis oma kõrgemat mina või siis antud juhul maaväliste olendit, kes kannab nime Rohan, kes tuleb Sessani tsivilisatsioonist, Sessani planeedilt. Ja ma arvan, et täpsemalt saab sellest rääkida juba Liinus, et anname siis sõna Liinusele. Linus, would you like to tell a bit about Rohan and the Sessani civilization? Who are they and how they are related to Earth? Yeah, I can do that. Võin seda teha. Rohan is related to he is from the Sessani civilization. Rohan tuleb Sessani tsivilisatsioonist. And he is a first contact specialist. Ta on esimese kontakti spetsialist. And so he's making first contact with the new civilizations. Ta loob esimesi kontakte erinevate tsivilisatsioonidega. And so he's done it many times before. Ta on seda korduvalt varem teinud. But now he's currently working with Earth. Ja praegu ta siis töötab meie planeedi Maaga. And so he's doing that through channelers like myself. Ja ta teeb seda kanaldajate vaheldusel nagu Liinus siin meie ees. So, I am the only one that he comes through on Earth. Ja Rohani kanaldab siis ainult üks inimene maa peal. Liinus. And it is to prepare ourselves for, contact, with his species and other species as well. Ta teeb seda selleks, et luua ettevalmistusi maa peal kontaktiks maaväliste olendite ja riikidega, nagu näiteks Liinuse või Rohani liik. And the information that comes through is based on to transform our negative belief systems and fears. Ja põhiline informatsioon, mida ta läbi toob nende kanalduste kaudu, on see, kuidas oma negatiivseid uskumussüsteeme transformeerida positiivseteks ja toetavateks. And that's why he comes through, because today we are not ready to meet them face to face. Ja seepärast ta toobki seda informatsiooni läbi, sest tänasel päeval me ei ole veel valmis maaväliste tsivilisatsioonidega kohtuma näost näkku, me ei ole tõesti valmis selleks. Because their frequency is much higher than ours. Ja seda eelkõige seetõttu, et nende sagedus on meie omast palju kõrgem. And therefore, if we transform our negative belief systems, then we will raise our frequency and then we will be compatible with them in the future. Ja kui me oma negatiivseid uskumussüsteeme muundame, transformeerime, siis me oleme tulevikus valmis, et nende tsivilisatsioonidega kohtuda, et oma sagedust tõsta. So that's the basic what they're doing with new civilizations is to come through, interact with us in this way, transform our belief systems. Ja see on põhiline, mida nad siis teevad uute tsivilisatsioonidega, on tulla sellisel viisil läbi ja transformeerida nende uskumussüsteeme, et nad oleks valmis maailiste eluvormidega kohtuma. So yeah, that's like the base of it. Ja see on peamine selle kohta. See võib sellisele tavalisele inimesele väga huvitav tunduda, et kanaldame ja nii edasi, aga miks me päriselt neid ei kohta? Nagu meil oli see vabariigi esimene president Lennart Meri, et ehitas sinna Rohuneeme tippu Viimsis omale maja, et vaadata neid kosmoselaevu üle lendamas. Aga kas Liinus on ise kohtunud ka nagu täitsa päris füüsilisel kujul mõne olendiga või Rohaniga ise? Linus, as a physical being, have you met any UFOs or aliens in your life? What is your experience? I only have experience, like I've seen orbs in the sky. Ma näen taevas orbe. Flashing lights. Vilkuvaid tulesid. And I've seen it for many years. Olen seda palju aastaid näinud. Since childhood. Lapsepõlvest saati. And that's like the physical what I have seen. Ja see on see füüsiline osa, mida ma olen näinud. But I have dreams where I have seen different kinds of UFOs. Aga mul on väga palju unenägusid, kus ma olen näinud UFOsid. But I haven't met anyone face to face yet. Aga ma ei ole füüsilisel kujul ühtegi näost näkku veel kohanud. So yeah, and that's like I saw when I was a child to see these orbs in the sky, so I will know that there is something more out there. Ja lapsepõlves ma nägin neid orbe just seetõttu, et mõista, et on midagi enamat väljas. To be ready and prepare for doing this channeling the way I'm doing today. Et olla selleks valmis, et tänasel päeval tuua läbi kanaldusi sellisel viisil, nagu ma seda praegu teen. So yeah.
aga kui sa kanaldad, et kas sa siis ise oled ka kontaktis, et kas sa saad aru, mis sa teed või võtab mingi olend sind üle või see Rohan kindlalt? Kuidas sa kirjeldad seda ja kuidas sa jõudsid selleni? Can you describe the process of channeling? Are you like taken over by someone or are you guided by someone? And how did you came to do this at all? Yeah, I mean, it's a long story. See pikk jutt, But it started with the meditations that I was doing on a daily basis aga see algas igapäevasest mediteerimistegevusest, to, let go of certain, belief systems. lähte lasti mingitest uskumussüsteemidest. But the base of that was just to get more in connection with myself. Et saada paremat ühendust iseendaga eelkõige. And when I did that meditation for a while, Ja kui ma mõnda aega olin mediteerinud, I could start to, reach, into different, energies, realities, dimensions. puutusin ma kokku erinevate energiatega ja erinevate reaalsuste dimensioonidega. And then I realized I had made some contact Ja ma mõistsin, et ma olen loonud mingeid kontakte telepathically. telepaatilisel viisil. And then that process to be able to bring him through me Ja see, et teda läbi tuua, see protsess was more to allow myself, my own emotions, my ego to go aside. selleks ma pidin kõrvale panema oma emotsioonid, oma ego. So it's like it's like a radio station, for example. See on nagu raadiojaam, It's about to connect to the frequency. teatud sagedusega ühenduse võtmine. So when I'm tuning my frequency into his frequency, Nii et kui ma häälestan oma sageduse tema sagedusega, then I can translate his energy, his information through me. siis ma tõlgin tema sagedust, tema informatsiooni läbi iseenda. So it's not that he is in my body, Nii et ta ei ole nagu füüsiliselt minu kehas. it's just that we operate on the same channel. Lihtsalt me tegutseme samal kanalil. And then I have to allow that frequency, his energy to come through me. Ja siis ma luban sellel sagedusel ja tema energial läbi enda või enda kaudu läbi tulla. By stepping outside. Ja ise samal ajal kõrvale astudes. And then by doing it for a long period of time, Ja ma olen seda pikemat perioodi aega teinud. you get used to the energies. Ja siis ma olen harjunud selle energiaga. But in the beginning, it took some time to connect to his frequency. Aga algselt võttis päris palju aega, et selle energiaga ühendust saada. But today I'm just I'm falling into sleep, I can just fall into it. Aga tänasel päeval see on lihtsalt nagu magama jäämine selleks ajaks, kui ma kanaldan. But I'm not asleep, I am conscious about what I'm doing. Aga ma tegelikult ei maga, vaid ma olen täiesti teadval sellest, mis ma teen. It's just that I am allowing myself to have, like a dreaming state, but I'm aware of it. Et ma olen justkui unenäos, aga samal ajal teadval sellest. So yeah, that's like the process of how I'm doing it and how I'm able to bring him through me. Nii et see on see protsess, kuidas ma seda teen. Ma saan aru, et sa olid päris noor, et teismeline või niimoodi, kui sa hakkasid seda tegema, et mis ühe teismelise see noormehe peas toimus, et ma hakkan nüüd mediteerima, et tavaliselt kas jahitakse tüdrukuid, käiakse pidutsemas või tegeletakse mingi hobiga, ma ei tea, korvpalli või jalgpalliga, aga sina hakkasid mediteerima, et kus see tuli, et kas ema õpetas, isa õpetas või ma ei tea, kus sul tuli selline mõte, et hakata mediteerima? How did you get this idea to start channeling or meditating because teenagers of that age have totally different things on their minds? Was it your parents who taught you or how did it come from? Well, it was more myself. See oli rohkem mina ise. I think I've been like an outsider in the sense that I was doing different things than what teenagers was doing. Ja ma olin hoopis teistsugune teismeline, tegin hoopis teistsuguseid asju nagu väljaspool tavased norme. And I just knew that I needed to do something because at that time in my life, Ma teadsin, et ma pean miskit tegema, sest sellel ajal minu elus I had a lot of, anxiety, stress. mul oli palju ärevust ja hirmu, So I was like, stressi. and I knew that I understood that meditation is something that you can do to, calm yourself down. Ja ma mõistsin, et meditatsioon on miski, mis saab mind rahustada.
And I just did it for that sake, just to relax myself and let go of anxiety and stress. see eesmärk oli tegelikult ennast rahustada ja ärevusest lahti saada. And then it helped, Ja see aitas mind. and it just clear my energy out. Ja see puhastas mu energia välja. So I just can allow that energy from Rohan and his pieces to, connect with me in that way. Ja ma lubasin endal ja Rohani tsivilisatsioonil endasse läbi tulla. But yeah, my life has been like, everyone has their own life in a different way. Ja kõigil on ka oma elu erineval viisil. But I was not doing the typical things as children will do, teenager will do. I was, like an outsider for, the norm, quote unquote. Ja ma ei olnud normaalne, tavaline teenager, ma tegin teistsuguseid asju. And that's why I think I chose that path so I can better to do the challenge the way I'm doing today. Tõenäoliselt ma valisin selle teekonda, et jõuda tänasel päeval kanaldamiseni. So yeah. Ja mul juhtus sarnane asi, et ma hakkasin 16-aastaselt taimetoitlaseks. Ma läksin niimoodi unne. Sõbrad rääkisid, et on olemas selline asi nagu lucid dreaming ja et kui sa proovid käsi omavahel niimoodi läbi panna, et siis sa saad unes nagu üles ärgata. Ja siis ma proovisin kodus järele, läksin niimoodi unne ja järsku läbi selle une jõudsin universumi keskpunkti ja siis kõik surises, ärkasin üles, mis just suhtus. Ja mitu aastat hiljem alles sain aru, et ma hakkasin päeva pealt siis taimetoitlaseks, mitte ühegi põhjusega ja siis küsingi, et kuidas need kogemused on muutnud sinu elu, et kas ma ei tea, näiteks mul see pauk tegi, et hakkasin taimetoitlaseks ja iseendasse vaatama, et saada kuidagi paremaks. Aga kuidas see sinu elu on muutnud, et mis uusi harjumusi on tulnud, mismoodi sa oled hakanud endasse vaatama või endaga tegelema, lihtsalt maises elus ümberkorraldusi tegema? What kind of effect has this had on your life? For example, Simo had a lucid dreaming experience when he was quite young, and after that he turned into a vegan overnight, and he's more into self-exploration topics. But how this has changed your life? What are you doing differently? Do you have some practices or whatever? It has, of course, allowed me to be more of my true self. Ja eelkõige ma luban endal olla rohkem oma tõeline ise, ehe olemus. So that I understand, how important it is to follow, my excitement. Ma mõistan seda, kui oluline see on, et ma järgin seda, mis mulle põnevust pakub elus. And to do what I love to do, that's, the fundamental. Ja teen eelkõige alati seda, mis mulle meeldib teha, mida ma armastan teha, et see on kõige olulisem. So, and when I'm doing that, my health will improve. Ja kui ma kõike seda teen, siis mu tervis loomulikul viisil paraneb. I'm eating healthier food. Toitun tervislikumalt. But I'm more cautious about my body, what I know, what I need every single day. For example, if I drink too much coffee, I will feel it. Et ka tervise mõttes, et ma tunnen, mida mul vaja on, et kui ma näiteks liiga palju kohvi joon, siis on kohe mu kehas tunda. So more self-awareness. Et rohkem eneseteadlikkust. But also the balance with my life, because if I do too much channeling, aga ka tasakaalu hoidmine ja loomine on väga oluline, sest kui ma teen liiga palju kanaldusi, I will be quite imbalance. Siis ma lähen tasakaalust välja. So that's why it's important for me to have my life. Ja seetõttu on mul väga oluline, et mul ka oleks oma eraelu. To be in this physical reality, to do, I'm into films, so I will do films. Et olla siin füüsilises reaalsuses samuti tegev, et mina näiteks olen huvitatud filmidest ja ma teen filme. Yeah, because maybe some people think that I'm only sitting, 24/7 and do channelings, which is not the case. Paljud inimesed võib-olla arvavad, et ma 24/7 istun ja muudkui kanaldan. So, I'm quite like down to earth. Aga ma olen rohkem jalgadega maa peal. I have a wife. Mul on naine, abikaasa. I cook sometimes. Vahest ma teen süüa. I do cleaning. Ja ma koristan. So I still do those things. Ja ma ikka teen ka neid tavapäraseid asju. And I love to be out in nature. Ja mulle meeldib väga looduses viibida. I love to have my own, routines in life. Ja meeldivad on mul oma rutiinid siin elus. So
that challenge has brought me more into that what is important for me in my life. Kanaldamine on mind toonud selleni, mis on minu jaoks rohkem siin elus oluline. And I think that's the spiritual thing that I can do to me is just to be myself. Et see vaimne pool sellest on siis see, et ma lihtsalt olen rohkem mina ise, tõeline ise. So maybe I hope that answered the question. Ma loodan, see vastas küsimusele. jaa, see oli väga hea. Paljud need maavälised, ma olen kuulanud Basharit ja siis seda Graham Hicksi ja veel erinevaid kanaldajaid või olendeid läbi inimeste tulemas ja nad kõik räägivad sellest, et follow your passion, et jälgi oma seda kutset ja mul läks väga kaua aega, et ma saaksin aru, et mis see kutse mul on, et kogu aeg teinud neid asju, mis on nagu väga seotud mu kutsega ja näiteks praegu siin stuudios teiega rääkis, ma tunnen, et ma olen nagu täiesti nagu elevil, et võtab nagu väga palju aega, et aga mis siis, et üks asi on, et küsime sellelt maaväliselt, et okei, kuidas me seda passionit jälgime, aga kuidas tavalise inimesena sa praktiliste asjadega leiad üles selle, et mis on sinu jaoks see kirg ja kütkestab sind, et kuidas sa tavalise inimesena sellele üles leiad, et A plus B plus C, et saad sa selle tee joonistada meile siia? Yeah, following your excitement is a hot topic and all the channelers, many channelers have brought through this information, but how do you really put it into practice, like in your daily life, in your daily routines? How do you find, what is your excitement? What is your passion? How to discover this? Yeah, I mean, you start to first to, like be honest with yourself. Kõigepealt peab ise endaga aus olema. I think that people maybe have different definitions, what that means to follow your excitement. Erinevalt saavad inimesed aru sellest, et mis tähendab oma kutse või kire jälgimine. People may think it means that you have to accomplish something like a career thing. Inimesed seostavad seda sageli karjääriga ainult. And it can be just simply as, that you want to watch a movie. Aga see võib olla lihtsalt nii lihtne nagu filmi vaatamine. Have a meeting with a friend. Sõbraga kohtumine. Or eat your favorite meal. Või oma lemmiktoidu söömine. Because whatever you feel excited about, sest mille iganes osas sa tunned põnevust, representing your true core self. See esindab sinu tõelist olemust. And usually it's good to start with the small things, like as I mentioned. Ja tavaliselt ongi lihtne alustada väikeste asjadega, nagu ma nimetasin. So it would be like a snowball effect, it will get, roll and get bigger and bigger and bigger. Ja see on nagu lumepalli efekt, et ta veereb ja muutub aina suuremaks. Meaning like bigger excitements can come like career thing. Et suuremad põnevused tulevad su teele, nagu näiteks karjääriga seotud teemad. It's just about be in the flow, in the moment of, okay, now I want to do this, now I want to do this. And then you will find after things that you want to act upon. Et oluline on osata olla sellises nagu voolamises, et mõista, mis on need asjad, mis pakuvad põnevust ja siis nende järgi ka tegutseda. And as Rohana said too, be excited used to be excited. Ole põnevil, et lihtsalt olla põnevil, seda on siis Rohana öelnud. Instead of like having to find reasons to be excited, to find excitement, just to be excited just because you just exist. Ja mitte lihtsalt pidevalt otsida põhjuseid, miks olla põnevil, vaid lihtsalt olla elevuses põnevil, lihtsalt sellest, et sa eksisteerid, oled olemas. And also with excitement too, people may think that, okay, I have expectations that if I act like upon this, then something of this must happen. Ja tihti on peale inimestel ka ootused, et oma põnevuse suhtes, et kui ma midagi teen konkreetselt, et siis peab see tulemus olema just selline. So it is, as according to Rohan and the Susanna people, it's good to not have insistence, like if you act upon this excitement, what will happen if you do? Ja Rohani ja Sassani tsivilisatsiooni esindajate sõnul on väga oluline, et kui teil on mingi soov või põnevused, siis teil ei ole ootusi selle tulemuse suhtes, konkreetseid ootuseid. Otherwise you may create resistance and blocking the energy flow. Sest sellega te loote vastupanu ja blokeerite energiavoolu. So you want to make sure like that it always keeps moving forward, the energy flow, and you're not blocking that with, okay, if this doesn't happen, I will be very sad or disappointed. Ja selle tulemustes kinni olemisega te võite just vastupidist endale kaela tuua ja ei pruugi juhtuda see, mis te soovite. So it is
easy to find it. on lihtne tegelikult seda leida. You know, we humans, also me myself too, that we sometimes want to overcomplicate things. Aga meie inimestena tavatseme asju keeruliseks mõelda. And that's usually what people come, when they come to Rohan, they typically want to find the way to follow their excitement. Ja tihtipeale inimesed tulevadki Rohani juurde just selles küsimuses, et nad väga soovivad leida oma kirge ja teha seda, mis neile põnevust pakub. And they feel then stuck because they think that there has to be something very, very big, mature. Okay, I have to have a career or business thing to act upon. And then they don't realize that by watching a movie is the same value as acting on something that will represent your career thing. Ja tavapäraselt inimesed on kuskile kinni jäänud, kuna Rohani juurde tulevad selle küsimusega, sest nad arvavad, et oma kirja jälgimine peab olema midagi väga suurt, nagu karjääriga seotud küsimus, aga tegelikult see on väga lihtsad asjadest, algab peale, nagu just nimelt, nagu ma ütlesin, filmi vaatamine ja muu selline. Sellega kohe tuleb mitu sellist mõtet juurde. Ma olen pannud tähele, et kui ma käin Soomes, siis mul tuleb rohkem raha ellu sisse. Ja siis vahest võib ju ka tekkida selline segadus, et näiteks inimene võtab Facebooki lahti või ma ei tea, TikToki ja hakkab seda dopamiini taga ajama, et see on nagu huvitav tegevus, läheb seal mingid huvitavad videosid, aga kus ta siis aru saab, et kumb see nagu oma selle kirja jälgimine on, nii lahe, scrollin siin, aga et kuidas seda nagu ära tunda, et mis see päriselt see kirg on, mis siit seest tuleb ja mis on see dopamiin, et yes. The question is how to make difference between real passion and things that bring the dopamine level up, like, for example, going to Finland to earn more money or scroll the Facebook because this is also exciting for you. Yeah, I think you're referring to anxiety, like what is your excitement or anxiety, or because he has said that excitement, anxiety, or things that you think excite you using the same energy. Ärevus ja põnevuse järgimine on siis kaks asja, millel tuleb vahet teha ja et mõista, et kummast siis sa tegelikult tegutsemisel ajendatud oled. So you may feel, you think you're excited just to scroll, Facebook because it maybe brings something to you, calm or, anything. Sa võid arvata, et Facebooki scrollimine võib sind maha rahustada ja sulle midagi rõõmsat pakkuda. And here it comes in to be honest with yourself. Aga siinkohal tuleb siiski iseendaga aus olla. And because we do things in life that we think it's representing of our excitement. Me teeme asju oma elus, mis me arvame, et need esindavad meie jaoks meie kirge või põnevust. But it's the same energy, excitement and anxiety. Aga ärevus ja põnevus jagavad sama energiat. But it's pure excitement is filtered through the positive energy. Aga tõeline kirg tuleb siis läbi positiivse energia. And anxiety is through the negative filter. Ja ärevus tuleb läbi negatiivse energia. So we have to determine then what is truly our excitement and passion and not what is anxiety or anything. Me peame mõistma, et mis on meie tõeline kirg ja põnevus ja mis tegelikult on see, mis tuleb ärevusest. And we will find that by being honest with ourselves, get to know ourselves, know thyself, Ja me saame sellest aru, kui me vaatame enda sisse, õpime ennast tundma ja mõistame ennast paremini. And yeah, it takes time and see võtab aega. And but honesty with self is what myself to apply every day, that I know this is my excitement what I'm doing in life and not with anxiety. Mina rakendan seda oma elus, et ma alati vaatan, et see, mis ma teen, kas see tuleneb siis ärevusest või põnevusest. Olen aus. Aga kui näiteks inimene, kes on täitsa lukus oma tegevuses, oma töös näiteks, et ta soovibki väljuda sellest rutiinist 8-5 ja ongi väga lukus ja samas, et hakka nüüd jälgima oma seda põnevust või kirge ja tunneb, et ta läheb nagu kogu see asi täiesti lukku, sest ta läheb jälle uus tööpäev, siis tuleb jälle uus, et ta on selles rutiinis, et kuidas ta siis saaks hakata sealt välja tulema, et mis oleks talle selline lollikindel plaan, et bulletproof plan?
Yeah, there are many people who go to work every day and they are really like locked and blocked and need some kind of assistance. So what would be a bulletproof advice to those people? How to find their excitement? I've been there too myself. Ma olen seal ka ise olnud. So, and I can bring the example of that. People might do that because they feel, that they believe that they have to do this. Aga inimesed teevad seda, sest nad arvavad, et nad peavad seda tegema. And say, well, I have to do this and I cannot do anything else because I'm pean stuck. tegema seda, sest ma ei saa teha midagi muud, ma olen siin kinni. And here is like then to trust your life comes in. Aga siinkohal tulebki siis see elu usaldamise küsimus. Because if you're truly following your true pure excitement, Sest kui ma tõelist kirge järgida, it will support you. siis see toetab sind sinu teel. So, for example, if someone do not prefer their work, Näiteks kui keegi ei eelista oma tööd teha, mida ta teeb, but it's not to exclude that, okay, well, I don't like my work, I don't want to be here, it's bad, and so on. mulle meeldib mu töö, ma ei taha siin olla ja nii edasi. It's to bring things up to the equal level that the job helps you to find out, I don't prefer this job, I want to find something else. Et see toob üles selle teema, et ma ei eelista seda tööd, ma tahan teha midagi muud. So then you can say, okay, I don't want to do this, what else can I do? Okay, I'm excited maybe to do something in music. Ja siis võib vaadata, et ma tegelikult tunnen põnevust mingi muu asja tegemuse suhtes, et võib-olla on see muusika tegemine. And then you start to act upon, okay, what can I act in the music field that represents my excitement? Ja siis ma võin vaadata, et mis ma näiteks seal muusika valdkonnas teen, mis mulle põnevust pakub. And but it's not to use to exclude, okay, if I don't promote my job, I have to stop the work and then I don't feel. But if you believe that if you stop your work and you will be supported that, it will support you. If you believe that it will. Kõik on uskumustes künni, et võib teha ka tööd ja muusikat sinna kõrvale, aga kui te usute, et see muusika tegemine tõepoolest toetab või on teie põhiline põnevus, siis elu toetab teid selles. So, but the job can help you, support you financially, support you with the music, and then, okay, now I can quit this job because now I feel secure in music. I know that I can do this particular thing like financial support, so. Et võib teha alguses siis tööd ka kõrvale, et ennast finantsiliselt tugevamana tunda ja muusikat sinna kõrvale, kuni üks hetkel see tõeline kirg võtab võimust ja jääb sellega edasi tegeleda. And that's same for me, I have a good example if I'm referring to myself. Ja ka minuga on niimoodi juhtunud, mul on hea näide tuua teile. I was like doing a work Ma tegin mingit tööd, I didn't prefer to do. mis ma ei eelistanud teha. And it was like every time when I came to work, I feel like, wow, it's like, I felt like I don't understand the job. Iga kord, kui ma tööle tulin, siis mul oli selline tunne, et ma ei mõistagi seda tööd üldse, mida ma teen. I was like, how can I ever get through this? Ja kuidas ma üldse sellega hakkama saan? So I was like, well, what else can I do? Ja siis ma mõtlesin, mida veel võiks teha. Well, I like to be of service to humanity. Ja tegelikult mulle meeldib olla inimkonna teenistuses. And okay, well, what if I really focus on to do channeling more? Võib-olla ma hakkan rohkem kanaldamisega tegelema. As soon as I start to act upon that, Ja niipea, kui ma hakkasin selles suunas tegutsema, whole new world opened for me. avanes minu jaoks täiesti uus maailm. People want to have sessions, Inimesed hakkasid sessioone soovima I can help people with that. ja ma tundsin, et ma saan inimesi aidata selles. And they helped me in order to, have financial thing. Ja nemad aitasid mind, toetades mind finantsidega. So I realized that, well, it's fair, I help them, they help me. Ja ma tundsin, et see on aus, et nemad aitavad mind, mina And neid. then I could, quit that job, and it happened quite fast. Ja ma võin siis oma töö üles öelda ja see juhtus päris kiiresti. So I have been an example of that too. Nii et ma olen selle näidis ka olnud. Väga tore. Et kevadel me tegime sessiooni sinuga, kui sa kanaldasid meile ja sealt jäi kohe nagu mitu sellist head asja meelde. Ja toongi need välja, et enne kui kutsume Rohani siia, sest see on nii põnev, et kui siin on Liinus siin meie ees, räägib tema endana ja siis järsku täiesti tuleb teine isik sisse, teistsugune maneer, kuidas ta kõneleb ja et see on väga põnev, mis kohe saab juhtuma. Et ka siis meil oli ka see küsisime, et umbes kus me kinnisvara võiksime omada ja igasugused sellised väga praktilisi küsimusi, kuhu investeerida raha ja et sellised hästi maised küsimusi küsisime niimoodi maaväliselt.
mulle tundub see loogiline. Ja siis näiteks saimegi kinnitust, et meil oli pikka aega sees abikaasaga, et meil oleks vaja Itaaliasse maja, et teeme sinna omale koha ja sellise, kus käime osa aastast. Ja siis ütleb jah, kinnitabki, et jah, teil on mõistlik omada Itaalias kinnisvara või Hispaanias. Siis ma olen, okei. Et see kinnitusi tuleb, et kõik küsimused, mis me nagu esitame, need on tegelikult kinnitused meie enda sisetundele. Me saame nii tugeva sellise kinnituse sellele, mida juba tunneme. Et muidu ei oskaks ka küsimust küsida. Et võib-olla sellest tuleb ka selline teadmine, et kui sul küsimus on olemas, siis on ka vastus, sest küsimus kinnitab sinu sisetunnet. Aga meil ongi mõned saate eel küsitud küsimused kuulajatelt, vaatajatelt, kes siia lahkesti küsisid neid, et ma filtreerisin välja, et oli väga huvitavaid ja väga ebaviisakaid küsimusi samuti. Näiteks küsiti, et nagu, et mis nagu, et meil nagu juuakse alkoholi, et mis siis seal juuakse ja et siis ma ei hakka neid küsima. Aga jah, et võib-olla Mari-Liis tõlgib paar sõna ja siis lähemegi, kutsume Rohani kohale. Right, so we will now switch to bring Rohan through, and he said that many questions were submitted for you to answer, for Rohan to answer, and really a large variety of questions there were. From negative to positive side. I know Rohan can answer all of them, but Simo did some picking of the cream of the crop, so these will be the ones that will be asked today. So are you ready to bring Rohan through? Yes, I am. Oh, yeah. Ja ta on valmis Rohani läbi tooma. All right, so I will bring Rohan through. And it will take me 1 minute or 2 minutes to bring him through. So enjoy. Ja, et Liinus on nüüd valmis Rohani läbi tooma ja see protsess võtab temalt 1 minut paar ja seejärel juba kohtume siis maavälise olendiga. Right, good day to you all. How are we doing today? Hello Rohan, we are good. Tere kõigile, mina olen Rohan ja kuidas teil läheb täna? Kohe küsime esimese küsimuse, et kas maal olev ökosüsteem areneb teise vormi, kus loomad lõpetavad teineteise söömise ära? The first question is about the ecosystem of Earth. Will it transform into a different form in the future where the animals stop eating other animals? Yes, well, many of you who are in that reality of exploring spirituality and alternate way of life. Ja, selles reaalsuses, kus paljud teist olete, kes uurivad spirituaalseid ja vaimseid teemasid, we'll go to a future where the animals do not eat themselves. There will be no predatory. Ja siis me liigume selles maailma suunas, kus loomad enam üksteist enam ei söö. But do also understand this. Aga mõistke ka seda. The animals are a reflection of yourself, of your own society. Et loomad on teie ühiskonna peegeldus. So if the humans stop, shall we say, exploring or fighting against themselves. Ütleme nii, et kui inimesed lõpetavad ka võitlemise ja ennast hakkavad uurima. Choosing a more positive earth. Ja hakkama valima rohkem positiivset maailma. Then the animals will not reflect the predatory. It will be more symbiotic if the humans are more symbiotic to themselves.
et siis ka loomad reageerivad sellele ja peegeldavad seda ja tegutsevad vastavalt sümbioosis. But again, the many realities. Aga on palju erinevaid reaalsuseid. If you prefer that reality, Ja kui te eelistate seda reaalsust, it means that you are shifting more and more to that parallel reality of Earth. siis tähendab see seda, et te nihkute rohkem selles paralleelreaalsuse suunas, kus see toimuma saab. Does that answer your question? Kas see vastab teie küsimusele? jah. All right. ja mis roll on eestlastel siin maailmas hetkel? Et väikene maa, aga tihti räägitakse, et Eesti on kas maa kolmas silm või jõukeskus, et mis roll sellel Eesti maal ja ka inimestel on siin maailmas? About Estonia, we are a small nation, small country, but we are called the third eye of the earth, like a power center. What kind of role do we Estonians have on earth here at this moment? Your country of Estonia Teie Eesti riik represent esindab a future tulevikku, where there is more balance in the population. kus on rohkem tasakaalu rahvastikus. It's like your country is ahead Teie riik on justkui eespool of many other countries. paljudest teistest riikidest. So that's why you have also not so much in your population, Ja seetõttu ei ole ka teie rahvastiku arv niivõrd suur. because not every single humans on earth choose, shall we say, that country of exploration. Sest mitte kõik ei ole maailmas siin valinud seda riiki oma uuringu objektiks. And it guides other nations too to see Estonia as a good reflection of positivity. Ja ka paljud teised riigid näevad Eestit kui väga positiivset eksemplari. And it's also for spirituality growth. Ja see on ka eelkõige spirituaalsest või vaimsest arengu seisukohast vaadatuna nii. And many other things too that will come up in your future about your history too. Ja on tulemas välja ka palju erinevaid huvitavaid asju teie ajaloo kohta, mis toetavad seda. You still have, of course, challenges too and transformation that you're going through in your country of Estonia as well. Aga loomulikult sellega kaasas käib ka palju erinevaid väljakutseid, mis arengusse But puutub. the vibration represents the future of Earth. Aga see on tuleviku maa sagedus, mida me esindame siin. Does it make sense? Kas see on loogiline? jah. Ja siis selline küsimus, et kas teie vaatepunktist on praegu maal elu hea? From your point of view, is life on earth good at the moment? It always has been good in the essence of it, yes. Ja oma tõelises olemuses see on alati hea olnud. It's just that Earth is a place of transformation. Aga mis maasse puutub, siis see on üks transformatsiooni kohta. So in that way, it's relevant to the idea of transformation, negativity into positive. Ja see eelkõige puutub siis negatiivse transformeerimist positiivseks. It is like the Earth game. See on see mäng, mida maa peal mängimas käiakse. So in that context, yes, it is actually in the way it was meant to be. Nii et selles kontekstis see on täpselt nii, nagu see oli loodud olema. So there are different definitions of what is good as well. Aga loomulikult on erinevad määratlused selle kohta, mis asi on hea. So in the vast of the universe, Universumi suuruse vaates all the different planets erinevad planeedid with different civilizations erinevate tsivilisatsioonidega needs to be unique, peavad olema eripärased. have different kinds of flavors to it Neil on erinevaid maitsevärvinguid, to complete the whole picture. et kokku moodustada terviklik pilt. So in that sense, in that context, it is good in its own unique way. Nii et selles kontekstis ta on täiuslik oma unikaalsuses Or as we say, perfection. või ütleme siis täiuslikkuses. Does it make sense? Kas see on loogiline? Ja kas meie päikesesüsteemis on kusagil mujal ka elu kui maal? Is there life in our solar system somewhere else as well? It is. There's plenty of life in your own solar system and even planets in your own solar system that your scientists
has not yet discovered. ja teie päikesesüsteemis on palju elu ja ka nendes planeetides ja kohtadel, mida teie teadlased veel ei ole avastanud. And also ancient life, primitive life forms. Ja ka iidseid ja primitiivseid eluvorme. Regarding your whole history in your own solar system. Mis puutub kogu teie ajalugu siin päikesesüsteemis. So you have a lot of things to discover there. Nii et teil on väga palju asju, mida veel avastada. Does that make sense? Kas see on loogiline? jah. All right. ja mis energiat teie tehnoloogia kasutab? What kind of energy does your technology use? At this particular moment in our evolution, we're using pure light. Praeguses oma evolutsiooni arengus me kasutame puhast valgust. Meaning that we have technology Mis tähendab, et meil on selline tehnoloogia, that can convert light mis suudab muundada valgust into different forms of energies erinevatesse energiavormidesse and into different supply systems in our society. ja erinevad varundussüsteemid meie keskkonnas, ühiskonnas. So yes, lights can be used in many different ways if you have a technology that can, shall we say, read and transform, convert it to specific kinds of needs. Ja et valgust on täiesti võimalik kasutada, kui on olemas võimekus seda transformeerida erinevateks You can think of it in your terms as free energy. vajaduste täitmiseks siis, et me võime seda nimetada kui vaba energia. Kas on loogiline? Yes. All right. ja mis on teie omavahelise vahetuse vorm, et meil on maa peal on raha üks põhilisi energiavahetuse vorme. Kuidas teil on see välja kujunenud? We on Earth use money as a form of exchange. What kind of exchange forms do you use in your society? Synchronicity, Sünkroonsus. meaning that we are being of service to ourselves and to other people when we need to. Meie oleme nii iseendi kui ka teiste inimeste teenistuses just siis, kui seda vaja on. If someone will need my assistance, Kui keegi vajab minu abi, synchronicity siis on sünkroonsus see, will bring me to that individual. mis viib mind selle inimese juurde. If I need something, Ja kui ma vajan midagi, it will be given to me when I need it. siis ka see tuuakse minuni siis, kui ma seda vajan. It's the same thing as you will think of in your future as a human exchange. Ja ka teie tulevikus kasutate seda või hakkate tarbima, et inimvahetus. Using your own, shall we say, skills and talents Ja te hakkate kasutama oma oskusi ja talente, to be of service to your civilization et olla oma inimkonna and teenistuses. people individually as well. Ja loomulikult ka inimesed individuaalsel tasandil. So it will be the exchange of your true humanity. Nii et see on siis tõeline inimkonna sisene siis teenuste vahetus. So, for example, if you give this to someone else will give you something back. Ja kui sa annad midagi kellelegi, siis tema annab sulle midagi tagasi. Does it make sense? On see loogiline? jah. ja tuleme maa peale, et kuidas ettevõtlus hakkab arenema järgnevate aastate jooksul maa peal ja kas teil on mingeid täiendusi anda või näpunäiteid? How will entrepreneurship will develop in future? Do you have any suggestions for that? Any tips? Yes, well, to understand that to allow yourself to be in your true core vibration. Ja lubage endil olla oma tõelisel tuumsagedusel. So, shall we say, a true entrepreneur Ja tõeline ettevõtja will be that you're allowing yourself to express your full potential. peab väljendama tõelist täielikku potentsiaali. Shall we say, if you're doing a business, Ja kui te teete mingit ettevõtet, as we said before, nagu ma varem it is ütlesin, to do the first business with yourself. siis on kõigepealt vaja teha iseendaga äri. So, if you know in your own inner business, Ja kui sa tead oma tõelist sisemist äri, you can then expand and put out your business out there so people can see that business in its true form. nii kui sa tead, mis on sinu tugevused ja sinu oskused, siis sa saad sellega väljaspoole anda oma tõelises vormis. It's all about the energy. Ja kõik on siis ainult energia. So the more you work with your own energy, Ja mida rohkem te iseenda energiaga tööd teete, the more you can have reflection back of that, what represent that true form.
nii et seda enam te saate vastu seda, mis seda tõelist vormi esindab. So that is what entrepreneur really referring to. It is to make it your own business first. Nii et siis kõigepealt tuleb see enda asjaks teha, enda jaoks arusaadavaks ja siis saab seda väljapoole Because teha. you just want to do it yourself because it is your excitement. Siis tahate seda teha, sest see pakub teile põnevust. And not try so much to manipulate, quote unquote, the energy of where you think it should go. Ja ei ole vaja manipuleerida energiaga selles mõttes, et kuhu suunas ta peaks liikuma. Because the idea here is to incorporate all forms of abundance. Sest põhiline idee seisneb selles, et tuleb osata kõiki külluse erinevaid vorme katta. So an entrepreneur in that way will understand there are many forms of abundance. Ja ka ettevõtja peab mõistma, et on külluse erinevaid vorme olemas. Not only money, Et raha ei ole ainuke külluse vorm. different forms, synchronicity, gifts. On erinevaid vorme nagu sünkroonsus, kingitused. Otherwise, if only money will be one way, it will be a very narrow path. Nii et kui te olete keskendunud ainult rahale, siis see on väga kitsas tee, mis te valite. So be an entrepreneur of abundance. Nii et olge külluse ettevõtja. Kas on loogiline. Yes. Too simple, right? See on liiga lihtne, jah? väga lihtne. It is. Ja kuidas areneb maa peal kauplemine järgmise 5-10 aasta jooksul? How will trading evolve on Earth in the following 5-10 years? It will still be as what it is today, but it will be changes coming up here and there. See on umbes nii, nagu ta praegu on, aga siin-seal tuleb ette muudatusi. There will be different forms, more of trading with your own, shall we say, skills, etc. Tuleb ette rohkem oma oskuste arendamise põhjal olenevaid teenuseid. That will be more included. Need siis lisandub. So that will start to more, shall we say, happening in 10 years. Aga rohkem saab see toimuma nii 10 aasta pärast. Because you will have different forms of transformation within the 5 years in your economy. 5 aasta jooksul toimub suuri muudatusi meie majandussüsteemis. That will, shall we say, put you in a position mis panevad teid sellisesse olukorda, where you will understand there must be something more than using money as trading on exchange. et peab olema mingid muid külluse vorme, mida vahetuskaubana kasutatakse kui ainult raha. So that will start to unfold. Et selle mõtteviisi põhjal hakkavad rulluma erinevad sündmused. Kas on loogiline? Ja. Väga lihtne. Ja selline viimane küsimus, et kuhu me võiksime oma tähelepanu suunata kehas, kui soovime luua, manifesteerida? Is there any special or particular place in our body where we can focus our attention, where we want to manifest? Using your heart center, your heart chakra. Ning kasutage oma südamekeskust, keskenduge südamele. And solar plexus. Ja ka päikesepõimikud. This is the two, shall we say, main chakra points that using for centering and to ground things into your reality. Et need on 2 põhilist energiakeskust, millele keskenduda selleks, et siis manifesteerida. But once again, there are many forms of tools you can do that may work for you better than other tools may work for other people. Erinevate inimeste jaoks on erinevad töövahendid, mis paremini toimivad. So, but this is just what we say as a simple way of using it, and if you find other ways that will work for each individual, do apply it. Et need on lihtsalt asjad, mis alati töötavad, aga kui on ka mingid muud töövahendid, mis inimeste jaoks töötavad, siis võite neid kasutada. Do whatever works for you as an individual. Nii et lähtuge siis nendest, keskenduge neile, mis teile kui indiviidile toimivad. Does that make sense in your language? Kas on arusaadav teie keeles? Jah. All right. Aga täname Rohani ja kutsume siis Liinuse tagasi. Võib-olla on Rohanil ka inimkonnale mõni sõnum? Jah, äkki Rohanil on sõnum inimkonnale. Does Rohan have a message for humanity or for Estonians or for us here? Well, it is to make what is
important for you to be important for you. tehke enda jaoks oluliseks see, mis on teie jaoks oluline. Take the actions in the reality you prefer to live in. Ja tehke samme selle reaalsuse suunas, kus te soovite elada. Not just wishing and dreaming about your reality, Mitte aines unistades või lootes mingit reaalsust saada, but live your reality. aga elage seda reaalsust. So think about that. Live your reality. Mõelge selle peale, elage oma reaalsust. Dream it. Ärge unistage lihtsalt sellest. It's good to dream it to have a what you prefer. On tore unistada sellest, mida te soovite saada, Bring it down to live it. aga tooge see alla ja hakake seda elama. And then you can make a living of your dream. Ja siis te sellest saate ka oma sissetuleku allika teha. Living means living in your language as supporting you in what way. Ehk meie keele tõlgituna siis, et miski, mis toetab meid meie elus. All right, so we will then thank you. Ja me täname teid siis. And yes, I will bring back the channeler. Ja ma toon nüüd tagasi kanaldaja. All right. End of transmission. Kanalduse lõpp. Hatu, goodbye. Hatu, goodbye. Ja see tähendab siis ma armastan teid ja nägemist. There you go. Welcome back. Tere tulemast tagasi. Yeah. tere tulemast tagasi ja kohe tekib huvi, et mida sina kogesid nüüd siin? Kus sa olid, mis tegid? So it's very interesting to know how did you feel yourself? Where did you go? What did you feel? For me, I feel very energized in the channeling state. Ma tunnen ennast väga energiat täis selles kanaldusseisundis. It's like I having a dream, like I feel I'm in like a half, I'm still here, but I'm like daydreaming. Et ma olen samal ajal justkui siin, aga samal ajal justkui näen und. And it brings me a lot of energies when I come back. Ja tuleb palju energiaid, kui ma tagasi tulen. It's like going in to have a short nap. See oleks justkui väikse uinaku tegemine. Yeah, so it's like a very brief. Väga lihtne, lühike unenägu. Aga kas sa said ka aru, millest me seal rääkisime või sa olid täitsa ära? Did you understand what we were talking about or were you away somewhere? In this moment, I was more aware of what was being said, and sometimes I am a little bit more less aware. But in this moment, I was more aware of the conversation, not maybe every detail, but I was more aware than, and I can go back and forth between that. So. Et tänasel päeval ma olin rohkem teadvel sellest, mis siin toimus, vahetevahel ma ei ole niivõrd teadvel, aga jah, ma saan seda reguleerida, praegu ma olin. Jah, ma üritan nüüd aru saada, et kui sa räägid, et kui sa palju kanaldad, siis see kurnab sind, aga praegu andis see energiat, et räägi sellest dünaamikast. Kuidas ta siis kurnab ja annab energiat korraga? What is the dynamics? Now you said that you were full of energy, but sometimes it exhausts you to channel, so what's the dynamics? Sometimes, yeah. I mean, it just depends how much I'm doing it. No, oleneb sellest, kui palju ma seda teen. So this was relatively a short session. See oli praegu väga lühike sessioon. Usually I do a session for like, when we do events, I do for 2 hours. Ja tavaliselt, kui me teeme kanaldusõhtuid, sündmuseid, et siis ma kanaldal järjest paar tundi. And then I can take more time to wake up from the state. Ja siis võtab mul rohkem aega, et sellest staadiumist üles ärgata. Or if I do channeling every day, for example, then I will be more tired overall. Ja samuti, kui ma kanaldan iga päev, siis ma võin olla ka rohkem väsinud sellest. So it's all about balance, but now I feel more energized than Kõik on tasakaalu hoidmises ja praegu ma tõepoolest tunnen rohkem energiat enda sees. Aga kas tavalises sellises igapäevases elus on ka huvi selle maaväliste vastu või mõtled oma mingid tavalisi mõtteid mingi filmidest ja asjadest? In your daily life, are you into the channeling, very excited about this also, or you think your daily things like making the movies and so on? I am more focused on in my daily life in the film business. I'm doing film that is based on the channeling, based on extraterrestrials. Oma igapäevases elus ma siiski keskendun rohkem oma filmide tegemisele, aga näiteks ma teen ühte filmi, mis räägib minu kanalduste põhjal olevast infost ja maavälisest elust. So I'm more using the films to tell,
the story, and it is not all the time, but now we're working on a project that is about the gray aliens and who they are and so on. So it's more of that, because I still, as I do challenges, ja, et ma teen filme selleks, et seda informatsiooni läbi tuua ja avaldada, mis ma kanalduste kaudu saan. Ja näiteks praegu ma töötan sellise projekti kallal, kus ma teen filmi Halliterrassist. And as I do it now as a challenge on a daily basis, mostly I do not really focus challenge like 24/7. Ja kuigi ma teen kanaldust igapäevaselt, siis ma ei pööra selle tähelepanu ja ma ei tee seda 24/7. So I can make sure that I can do physical things to be grounded in my reality too. So. Ja mul on oluline, et ma teen ka füüsilisi asju ja olen maandatud siia reaalsusesse. And sometimes if I do too much challenge, I kind of like get the idea, okay, well, something happens in my reality that will bring me back. Okay, you need to do more films. Ja vahetevahel kanaldused annavad mulle infot edasi, et sa pead tulema tagasi siia reaalsusse ja tegema rohkem filme. So, I mean, I know that people can do different spiritual work, more, but I think this is my path, so. Ma tean inimesi, kes suudavad teha vaimset teed, spirituaalsust ja kanaldusi rohkem, aga mina teen nii ja see on minu tee. Aga kus neid filme saab näha või räägi sellest ka, et kas need on täispikad mängufilmid, dokumentaalfilmid, mis need endast kujutavad? Tell more about your movies. Are they like full-length movies or short documentaries or what? I do mostly it's now short films. Rohkem teen lühifilme due to budget reasons. Eelarvelistelt kaalutlustel. But I do more like films, like not documentary. Teen rohkem filme kui dokumentaale. I'm more to tell a story in a storytelling way. Räägin lugusid nendes filmides. But yeah, I mean, and I'm working on to do in the future a full-length movie. Aga ma töötan selles suunas, et tulevikus ka täispikke filmi teha. So it's more that. And I think that even though it will be this film we're doing is like in the genre as science fiction. Isegi kui ma teen seda filmi praegu, mis on rohkem sci-fi ulme siis valdkonda kuuluv. But it's still, based on my challenge experiences. Aga see on siiski põhineb minu kanalduskogemustel. But it's like made as a movie, a short movie. Aga see on tehtud justkui lühifilm. Not like a documentary, like dokumentaal. In that style of it. In that style. And selles stiilis. Where can these films be watched? At the moment, the Netflix. I do hope in the future it can be on Netflix though. Loodetavasti tulevikus Netflixis. The film that we're working on now will come out the end of October, beginning of November. It will be here in Estonia probably in the just for a premiere show. It will be in the maybe Apollo or Artist cinema. Et film, mille kallal ma praegu töötan, tuleb välja oktoobri lõpus, novembri alguses ja tõenäoliselt linastub see siis Apollos või Artise kinos. For people that will watch it and then do film festivals. Ja ka filmifestivalidel. And maybe from there to Netflix. Ja võib-olla sealt siis ka Netflixi edasi. See stuudio läheb Buffile, et kus hakatakse intervjuusid tegema, et see natuke kolib teise kohta, et kas see film siis jõuab Buffile ka Pimedate ööde filmifestivalile? Dark Night Movie Festival will be held soon and this studio will be there as well. And will you participate there? What do you think? Will the movie be there? I hope so. I mean, we would like to submit to her film festival. So, I mean, if they like it there, I will happy to have it shown there, Väga rõõmustaks, kui seda filmi seal näidataks, jah. But besides this one, there's other films too, I'm into also horror and thriller. Mulle meeldivad ka õudusfilmid. Because because you can explore different, ways, in those films. And see võimaldab erinevaid teemasid uurida nendes filmides. Not about violence, it's mystery, horror mystery, like it's... See ei ole vägivald, vaid see on selline müsteeriumid. Sa oled vaadanud seda 70-ndate Briti folk-horrorit ka? Have you watched the British folk horror of the 1970s? No. Ei ole.
They are great movies, just amazing. suurepärased filmid. Nii, aga teil on ka selline üleskutse, et kus saab kanaldusi leida, kuulata, kuidas saab Rohaniga tutvuda, et korraldate aeg-ajalt kanaldusõhtuid, siis on Patreonis grupp, siis on, kust selle ID-kaardi omale saab, et kuidas ma saan ennast nagu selleks kosmose kodanikuks teha, et hakata, ma ei tea, reisima näiteks Siiriusele ja nii edasi. Ja meil on loodud Facebookis grupp Rohani kanaldused ja tänaseks päevaks on seal juba üle 900 liikme 3 aastaga tulnud. Ja seal on väga palju huvitavat informatsiooni selle kohta, mida Rohan lähiaastatel meile on kanaldanud. Ja sarnaselt mõtlevad inimesed saavad siis seal kohtuda ja informatsiooni Rohani kanaldusõhtute kohta. Meil on keskelt läbi kord nädalas kanaldused. Käime mööda Eestimaad erinevates linnades, Tartus, Pärnus, novembris lähme Jürisse näiteks, aga põhiliselt me tegutseme Tallinnas. Ja loomulikult need, kes on kaugemates Eesti nurkades ja soovivad ühineda, siis saab ka Zoomi kaudu alati ühineda ja ka eelnevad kanalduste salvestusi osta. Et meie kanaldusõhtud on alati tõlgitud eesti keelde, nii et kõigi jaoks arusaadavad. Ja varasemalt siin Eestis on ilmunud aasta tagasi Triin Lellepi raamat Vestlused tulnukaga, mis tänaseks päevaks on nii populaarseks osutunud, et see on läbi müüdud juba ammu ilma, aga see on saadaval e-raamatuna, audioraamatuna ja ka raamatukogudest laenutatav. Ja mis siis veel? Ja ID-kaardi, et Interstellar Alliance või siis Tähtede vahelise liidu ID-kaardi saab igaüks endale ise teha, seeläbi näidates reaalsusele, et kus ajaliinide mööda ta soovib liikuda. Ja need, kes siis soovivad liikuda uue maa suunas kõrgemasse sagedusse, siis on üks viis seda nii-öelda manifesteerida. Kõik need vormid on seal Facebooki grupis kättesaadavad ja alati saab abi küsida ja pöörduda. Ja niimoodi, et jah, kuskil keskelt läbi kord nädalas me kohtume huvilistega ja suvel tegime ka C5 kohtumisi, ehk siis pöördusime maaväliste vormide poole signaaliga meiega ühendusse asuda ja see on aina rohkem liikuvam ja suurenev trend üle maailma, sest teadupoolest on suured kanaldajad ennustanud esimest avaliku kontakti maavälistega juba mõne aasta pärast, ehk see aeg on aina lähenemas ja seetõttu maailma ongi vallutamas erinevad kanaldajad, et meie ees Rohan on Sassani tsivilisatsioonist, Bashar, ka maailma tuntud kanaldaja, on sama rassi esindaja ja siis on veel palju plejaadlaste kanaldajaid ja keda iganes arktuurlaste ja nii edasi. Et tegelikult ei olegi tähtis see, et kes nad on ja kust nad tulevad, vaid oluline on see sõnum, mida nad kannavad. Ja kuna Eesti on selline spirituaalne riik, nagu me oleme väikse rahvaga ja kõik väga looduse usku, siis siin on öeldud, et toimub selline eriti kiirendatud korras areng ja üleminek ja tõepoolest me saame maailmale olla sellega justkui sellised eeskäijad või eeskujuks sellega, kuidas me teeme tööd oma ise tõelise olemusega, oma sisemaailmaga, puhastame ennast, muudame oma uskumussüsteeme, tõstame oma sagedust ja oleme sellised headuse, armastuse ja valguse majakad siin Eestis ja või loodetavasti ka valgustame oma lähiriike ja miks mitte kogu maailma selle tegevusega. Nii et eesmärk on töö iseendaga, eneseareng ja seeläbi ka kõrgematesse sagedustesse edasi liikumine puhtama ja armastavama maailma suunas. Suured tänud, et tulite siia, et kõik need lingid ma panen ka alla, et saad vaadata, et liitu Rohani grupiga ja minge sündmustele ja suured tänud, et vaatasid. Subscribe'i, siis näed veel toredaid videosid ja soovin teile kõike head. Aitäh! Thank you!